Tere! Täna vaatame, kuidas konstrueerida kolmnurkset püstprismat ja arvutada selle ruume. Meil on juba GeoGebras avatud algebravaade ja graafikavaade, aga lisame siia veel 3D vaate. Selleks valime vaade ja siit 3D. Ilmuski meile paremale poole graafikavaade. Ja esmalt tuleb meil siis joonestada kolmnurk, millest saab püstprisma põhi. Selleks lisame teljestikule vastavad punktid ja valime ikoon punkt, siit punkti ja märgime teljestikule need punktid. No näiteks siia 3 peale ja 2 peale. Nüüd on vaja valida hulknurga ikoon. Hulknurga ja klikime meie poolt joonestatud või märgitud punktidele. Kindlasti tuleb tagasi minna algusesse, et selle kujundi ära ühendaks. Ja ongi kolmnurk olemas. Kuna meil neid lõigutähiseid siin vaja ei ole, siis me need eemaldame, aga esmalt on meil vaja valida siis või märkida siia liiguta nupu peale, noole nupu peale, et me ei hakkaks üleliigseid punkte tegema siia graafikavaatele. Nii. Ja nüüd üks võimalus on siis parem klikk ja näita tähist, vajutame sellele, siis ta võtab tähis ära. Sama teeme ka teiste lõikudega. Ja kindlasti peab see käemärk tulema, muidu meil ei ole seda võimalik teha. Oleme siis lahti saanud lõigutähistest. Aga värvime selle ära ka. No see on nii toreduse mõttes. Selleks siis valime kolmnurga, võtame kolmnurgale, jälle parem klikk. Nüüd võtame omadused ja omaduste alt saame siis valida värvi. See on nüüd siin meil küll peidus, aga leiame üles küll värv. Võtame näiteks rohelise ja muudame ta natuke tumedamaks ka, ehk liigutame siit läbipaistvuse joont kuskil 75 peale. Ja nüüd sellest piisab. Aga et me tahaks rohkem siit näha, siis võime neid lehti siin liigutada. Meil oleks endal mugavam. Nii. Nüüd oleks meil vaja siis hakata ehitama prismat. Selleks on vaja kõigepealt vajutada siia graafikavaate või 3D vaate lehele ja ilmusid meile uued ikoonid. Valime siit püramiidi ikooni alt venita prismaks või silindriks. Nii. Ja uuesti klikk 3D vaates kolmnurgal ja küsitakse meie käest kõrgust. Aga nüüd me ei pane siia arvväärtust, vaid sisestame H kõrguse tähise, võtame OK ja loome liuguri. Liuguri lõin ma sellepärast, et meil oleks hiljem võimalik luua veel teine kolmnurkne püstprisma, mis võimaldaks meil näidata kahe prisma abil siis, kuidas üks prisma täitub teisega. Kujutame ette, et see on nagu vesi. Ja seda võimaldabki see liugur meil siis teha. Aga muudame ka selle prisma ise roheliseks ja lisaks veel muudame liuguri väärtuseid, sest praegu, kui ma siin joonise peal liigutaksin, valime selle noole enne, liigutan, siis mul on võimalik seda siia negatiivseks ka veel liigutada teisele poole. Aga ma seda ei taha täna, siis lähen siia liuguri peale, jälle parem klikk, võtan omadused, nüüd mul on liuguri omadused ja liigutan seda ka siit natuke. Siin on miinimum ja maksimum võib jääda, mis ta on 5,
aga miinimumi paneme siis 0, siis ta ei lähe meil negatiivsesse. Panen vahepeal kinni. Ja värvime siis ära selle prisma. Siin algebra vaates on ilusasti näha, mis asjad meil kõik siin on. Kui me noolega siia liigutame, vajutame, siis ta peaks ütlema ka meile, mis siin on. Ehk see D ongi siis prisma. Valime jällegi omadused ja värvime ta siis samamoodi roheliseks. Läbipaistvust ka natuke juurde. Ja olemas. Nüüd selleks, et me näeksime, kuidas üks prisma täitub kujutletava veega või siis teise prismaga, selleks on meil vaja luua selle sama püstprisma otsa veel teine. Ja selleks me siis läheme uuesti algebra vaatesse, vajutame hulknurgal ja loome uue hulknurga. Klikkides siis nendel samadel punktidel. Nii. Ja nüüd kordame täpselt seda sama toimingut, mida me tegime ka siis esimese püstprisma puhul. Ehk kõigepealt valime noole, et saaks ära võtta lõikude tähised. Näita tähist, ei näita. Nii, ei õnnestunud. No, las ta praegu jääb. Aga loome siis meile teise prisma. Jällegi klikime graafika vaatel. Valime püramiidi ikooni alt venita prismaks või silindriks. Uus klikk. Aga nüüd ta teeb mul valesti. Ta tahab seda külge mul muuta. Tühistan selle otsuse. Siin on noole nupp, millega saab alati tagasi minna, kui on valed sammud tehtud, et ei pea ära kustutama. Nii. Liigutan selle prisma meile siia alla. Nüüd mul on aktiivne see teine kolmnurk. Proovime uuesti. Graafika vaatel vajutame. Venitame prismaks. Nii, ikka õige. Venitame prismaks või silindriks. Klikime kolmnurgal ja nüüd paneme suuruse, paneme 5. Ja ongi olemas teine prisma. Aga vaatame, kas meil on võimalik ka seda esimest prismat liigutada. Peaks olema 2 võimalust meil. Üks on liigutada liugurit ja teine on siis siin joonise peal 3D vaates seda alumist rohelist prismat. Aga alustame proovimist siis liuguru liigutamisest. Liigutame liugurit ja voilà, täitubki meil rohelise vedelikuga. Nii. Aga kuidas siis ruumale arvutada? Ja näidata, kuidas ta muutub, kui muutub kõrgus. Meil on mõistlik kõigepealt eemaldada siit üleliigsed ruudustikud kõigepealt siit jooniselt. Nii, ehk võtame ära teljed, võtame ära ruudustiku, kogu aeg parem klikk siin. Ma ikkagi tahaks nendest lõikutähistest ka lahti saada. Nüüd mul õnnestub.
Nii, graafika vaates meil samamoodi ei ole vaja ei teljestikku ega ka seda põhja. Nii. Ja kuna seda kolmnurka meil iseenesest enam siin vaja ei ole, see oli meil lihtsalt abiks konstrueerimisel, siis liigutame seda nüüd natukene sinna peitu. Aha, meil on ka see võimalus, et me saame muuta seda kuju. Kas siia peaks tekkima käemärk? Teistsugune käemärk. Võtame selle esimese kolmnurga. Nii, ei luba meil liigutada. Aga las ta jääb siis. Nii palju ma teen, et ma liigutan seda graafikavaadet siia poole. Aga lisame siis siia ruumala valemi joonisele ja vaatame, kuidas me seda muuta saame. Selle kolmnurga panen natukene enamaks tagasi siia. Selleks, et me saaks siia teksti kasti, on meil vaja siis siia liuguri nupule klikkida ja siit saame tekstikasti. Nii. Ja paneme selle tekstikasti siia graafika vaate peale. Ja nüüd, et meil endal ka silma ees oleks, tuletame meelde, mis on ruumala varem ja kirjutame selle kohe välja. Ruumala võrdub põhjapindala korda kõrgus. Ja kordutusmärk tuleb meil võtta siit sümbolitest. Enteriga järgmisele reale, tapiga edasi, et võrdusmärgid üksteise alla oleks, aga paneme siia vahe või ka selle paremaks. No, las ta olla. Tahtsin panna ruumale tähist V. Ja ikkagi panen. Põhjapindala tähis SB, sümbolitest jällegi korda. Ja kõrgus oli siis H. Ja nüüd selleks, et meil see valem muutuks vastavalt joonisele, peame me siis valima põhjapindala, milleks on siis kolmnurk, ehk näiteks esimese kolmnurga siit jooniselt. Selleks me teeme topeltkliki. Ja nüüd ta näitab hulknurk ABC. OK, on olemas. Kursor jälle siia redigeerimistabelisse. Valime uuesti sümbolis korrutusmärgi. Ja nüüd on meil vaja valida kõrgus, mis on märgitud liuguril. Ehk see on see H võrdub nulliga jälle. Topeltklikk ja on ta meil olemas. Nüüd selleks, et näidata siis seda prisma ruumala, prismat siis sisestame selle ka. Ja joonisel on võib-olla raskem leida, aga siin on see nõrk D. Prisma näitabki meil ilusasti. OK. Ja nii ta on. Ja D näitab praegu, et meil on 0, sest kõrgus on 0. Aga liigutame siis liugurit ja vaatame, mis saama hakkab. Ja kenasti täitub rohelise vedelikuga. Ja kui ta päris täis saab, on meil kõrgus 5. No tahaks natuke ilusamat numbrit, siis ma peaksin kolmnurga andmeid muutma.